kui niimoodi tehakse, siis on alati kõik Jumala õnnistustega, et õnnistust ja hoidmist teile. Meiega liitusid, oli maailm ühesugune. Maailm on väga palju muutunud ja esitab meile palju väljakutseid. See on esitanud ka väljakutse õpetajatele ja vanematele. Seista nende laste kõrval ja olla nendega kaasas nii, et neil jätkuks julgust ja jõudu sellesse maailma astuda. Sinna oma sõnum viia ja seda kujundada nii, et see elamisväärseks jääks. Alati ei ole nii, et kõik uksed kohe kõik avanevad. Aga ma arvan, et teis, kallid lõpetajad, on seda jõudu ja kindlust, et kui ka miski ei ole kohe nii, nagu see teile paistab, siis te usute, et te olete siia maailma kutsutud midagi suurt ja tähtsat looma ja see uks avaneb, mis teile selleks võimalused annab. Palju jõudu teile oma tee otsimisel. Aitäh! Lõpetajaid õnnistab Rooma katoliku kiriku Tallinna piiskopkonna piiskop Philippe Jourdain. Armsad lõpetajad ja armsad Püha Miikaeli kooli pereliikmed, eelkõige minu poolt palju õnne tänase päeva puhul. Aga enne, kui ma teid õnnistan, ma tahaksin teile lühidalt rääkida ühest inimesest, kes ei olnud küll otseselt seotud Püha Miikaeli kooli tekkimisega, sündimisega, aga kaudselt küll. Ja see oli minu eelkäija peapiiskop Eduard Profitlich, kes vahetult enne täismaailmasõda ühel päeval kohtus oma Soome kolleegiga, Soome katoliku kiriku piiskopiga. Otsustasid, leppisid omavahel kokku, et loovad kooli või õigemini koole. Üks kool Tallinnas ja teine Helsingis. Ja mõlemad koolid pakuksid noortele ja peredele midagi, mis tol ajal oli üsna haruldane, sest täna väga tugevat ingliskeelset õppet. Kahjuks algas kohe Nõukogude okupatsioon siin Eestis ja see kool Tallinnas ei tekkinud. Küll Helsingis ja tänaseni just Helsingi inglise kool on ju see kool, mida tol ajal need piiskopid otsustasid luua. Siin sellist võimalust ei olnud ja kiiresti peapiiskop Profitlich arreteeriti
teda saadeti vangilaagrisse, teda mõisteti surma ja ta suri 42. aastal. Aga tänu sellele, et just Helsingis tekkis see inglise kool, sellised inimesed nagu näiteks õde Mari Venar, keda võib-olla teie lõpetajad ei ole isiklikult või temaga vähemalt kohtunud, aga ma olen kindel, et siin palju inimesi on teda näinud. Tänu sellele just tema tuli esiteks Helsingisse ja pärast siia Eestisse ja meie teame, kui palju ta on teinud Vanalinna hariduskolleegiumi heaks ja ka Püha Mikaeli kooli jaoks. Ja ma mõtlesin, et kindlasti peapiiskop Prohvetliš, kui ta oli vangis, ta on jäänud kuni lõpuni kindlaks, truuks oma usule ja Eestile ka, sest talle pakuti just siit lahkuda, see oli ohtlik, aga tema otsustas siia jääda, kuigi ta teadis, et see tema puhul võib väga halvasti lõppeda. Ja ma olen kindel, et on väga palju palvetanud just selle projekti eest, selle kooli eest. Ja ma arvan, et ta ei oleks võib-olla kunagi mõelnud, et kunagi Vene tänaval tekivad nii palju kristlikke koole, et nii palju noori õppivad seal Vene tänava erinevates kohtades. Ja see näitab, et Jumal on alati meile truuks. Ja armsad lõpetajad, ma olen tõesti kindel, et isegi siis, kui ta oli vangis ja nüüd taevas, ta on palvetanud ja palvetab teie kooli eest. Ja ma võin teile öelda, et see ei ole sellepärast, et te olete lõpetajad, et peapiiskop Prohvetliš enam ei palveta teie eest, aga kindlasti seal, kus tulevik teid ootab, kui teie mõtlete tema peale, siis kindlasti tunnete tema eeskostet, tema palvet teie eest, sest mingil määral olete ka natukene nagu tema lapsed. Ja nagu teie teate, sel aastal just peaks toimuma tema õndsas kuulutamine. See peaks toimuma just 6. septembril tõenäoliselt Vabaduse väljakul. Ja kindlasti mul on hea meel ka teid kutsuda ja kutsuda teie peresid sellele sündmusele. Sellepärast, et see inimene on palju andnud, on ennast pühendanud selleks, et meie saaksime rahus elada, selleks, et me saaksime õppida, nagu teevad päev-päeval ka teie õpetajad. Aga pidage teda meeles ja mõelge, et raskuste ajal väikse palvega te võite paluda just tema eeskostet. Ja nüüd kui sa, Pedro, aitab, ma siis õnnistan teid, aga võiksite püsti tõusta. Ma õnnistan teid ja teie pereliikmeid. Issand olgu teiega ja sinu vaimuga. Õnnistagu teid kõigeväline Jumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim.
Võib istuda. Kutsume siia tüdrukute klassijuhatajad, õpetaja Jaanika Aru, õpetaja Riina Pihlak ja Liilange Braun. Loen ette Püha Miikali kooli direktori käskkirja. Lähtudes 3. juunil käesoleval õppeaastal toimunud Püha Miikali kooli õppenõukogu otsusest anda välja põhikooli lõputunnistused ja kustutada õpilaste nimekirjast järgmised õpilased. Andra Adamberg, Püha Miikali kooli lõputunnistus ja tänukiri panuse eest Püha Miikali kooli ja Vanalinna hariduskolleegiumi kultuuriellu. Miia Agur, Püha Miikali kooli lõputunnistus. Rebecca Ricard Jimenez, Püha Miikali kooli lõputunnistus. Katariina Kaljula, riiklik kiituskiri väga hea õppimise eest ning ainealane kiituskiri väga heade tulemuste eest matemaatikas, ajaloos ja kehalises kasvatuses. Brita Karlsson, Püha Miikali kooli lõputunnistus. Karoliine Kasser, Püha Miikali kooli lõputunnistus ja kunstikooli lõputunnistus ning kiituskiri väga hea õppimise ja eeskujuliku käitumise eest. Grete-Liis Kelder, Püha Miikali kooli lõputunnistus ja riiklik kiituskiri väga hea õppimise eest. Ainealane kiituskiri väga heade tulemuste eest matemaatikas, ajaloos ja eesti keeles. Gloria Kõlar, Püha Miikali kooli lõputunnistus ja ainealane kiituskiri väga heade tulemuste eest ajaloos. Mirjam Lahesalu, Püha Miikali kooli lõputunnistus. Maria Katariina Lutjuk, riiklik kiituskiri väga hea õppimise eest ning ainealane kiituskiri väga heade tulemuste eest matemaatikas, inglise ja prantsuse keeles ning tänukiri panuse eest Püha Miikali kooli kultuuriellu. Serel Luik, Püha Miikali kooli lõputunnistus ja ainealane kiituskiri väga heade tulemuste eest inglise keeles. Tänukiri panuse eest Püha Miikali kooli kultuuriellu.
Mirtel Must, Püha Miikali kooli lõputunnistus ja ainealane kiituskiri väga heade tulemuste eest inglise keeles. Tänukiri panuse eest Püha Miikali kooli kultuuriellu. Margaret Palmiste, Püha Miikali kooli lõputunnistus ja riiklik kiituskiri väga hea õppimise eest, ainealane kiituskiri väga heade tulemuste eest matemaatikas ja ajaloos. Miina Pikkov, Püha Miikali kooli lõputunnistus. Isabel Puskar, Püha Miikali kooli lõputunnistus. Iti Noora Rätsepp, Püha Miikali kooli lõputunnistus ja ainealane kiituskiri väga heade tulemuste eest ajaloos. Susanna Sammul, Püha Miikali kooli lõputunnistus. Sofia Fee Soe, Püha Miikali kooli lõputunnistus ja riiklik kiituskiri väga hea õppimise eest. Ainealane kiituskiri väga heade tulemuste eest matemaatikas, ajaloos ja prantsuse keeles. Tänukiri panuse eest Püha Miikali kooli kultuuriellu. Margaret Tänavsuu, Püha Miikali kooli lõputunnistus ja ainealane kiituskiri väga heade tulemuste eest matemaatikas. Benita Marie Vooglaid, Püha Miikali kooli lõputunnistus ja tänukiri panuse eest Püha Miikali kooli kultuuriellu. Miina Härma, lauliku lapsepõli. Esineb Püha Sissiilia tütarlaste koor, dirigeerib Ave Sopp.
Jätkame poiste klassiga. Kutsume siia klassijuhatajad, õpetaja Jaanika Aru ja õpetaja Eeva Rand. Johan Adrik-Korn, Püha Miikali kooli lõputunnistus. Konrad Eerik Hõbemägi, Püha Miikali kooli lõputunnistus ja tänukiri panuse eest Püha Miikali kooli kultuuriellu. Risto Korrol, Püha Miikali kooli lõputunnistus ja ainealane kiituskiri väga heade tulemuste eest matemaatikas. Mattias Kriibi, Püha Miikali kooli lõputunnistus. Markus Kõlar, Püha Miikali kooli lõputunnistus ja ainealane kiituskiri väga heade tulemuste eest matemaatikas. Rasmus Kõrver, Püha Miikali kooli lõputunnistus ja riiklik kiituskiri väga hea õppimise eest, ainealane kiituskiri väga heade tulemuste eest kirjanduses, matemaatikas, eesti, inglise ja prantsuse keeles ning füüsikas. Laurits Laidoja, Püha Miikali kooli lõputunnistus ja ainealane kiituskiri väga heade tulemuste eest matemaatikas. Ruuben Laurik, Püha Miikali kooli lõputunnistus. Paul Lille, Püha Miikali kooli lõputunnistus. Joosep Mihkelmaa, Püha Miikali kooli lõputunnistus ja tänukiri panuse eest Püha Miikali kooli kultuuriellu. Joonatan Männik, Püha Miikali kooli lõputunnistus. Jakob Nõmmik, Püha Miikali kooli lõputunnistus.
Joonas Rebane, Püha Miikali kooli lõputunnistus ja ainealane kiituskiri väga heade tulemuste eest füüsikas ja tänukiri panuse eest Püha Miikali kooli kultuuriellu. Paul Oskar Riisalo, Püha Miikali kooli lõputunnistus. Gustav Sibul, Püha Miikali kooli lõputunnistus ja ainealane kiituskiri väga heade tulemuste eest inglise keeles. Jakob Aleksander Tulvik, Püha Miikali kooli lõputunnistus ja ainealane kiituskiri väga heade tulemuste eest inglise keeles. Aare Külamaa, Oma mõtete mets. Esineb Püha Sitsiilia tütarlastekoor, dirigent Ave Sopp.
sõna on klassijuhatajatel. Kallid üheksatikud, kallis koolipere, kõik siin viibijad. Me oleme kasvanud ja palju avastanud. Nüüd ootab järgmine samm. Edasiõppimine, et osata eesmärke seada ja unistuste poole liikuda. Unistustel on jõud. Need on süda meie tegude taga. Olgu teie unistuseks sport, kunst, muusika, teadmised, kirjandus või muu. Looge mõtetes rada oma unistusteni ja liikuge nendeni kas väikeste või natuke suuremate sammudega, kuid alati kindlalt. Viimastel nädalatel külastasime mitmeid paiku, kus ikka ja jälle meenutati, kui tähtsad on unistused ja nende poole liikumine. Ahvenamaal lugusid jutustades ütles meile giid Janne Kütimaa: püüelge alati tähtede poole ka siis, kui on tunne, et jõuate ainult puude latvadeni. Te ei pea kõike üksi tegema. Märgake sõpru, hingesugulasi, teekaaslasi. Hea sõber toob valgust. Ärge väsige küsimast, kuidas sul läheb. Pakkuge abi, kui sõber seda vajab. Küsige abi, kui seda vajate. Olge üksteise jaoks olemas. Kallid lõpetajad, olge julged ja olge üksteise jaoks kohal. Olgu järgmine peatükk teie elus täis üllatusi, valgust, sõprussidemeid ja julgeid unistusi. Aitäh! Aitäh teile, et saime koos teel olla. Aitäh õpetajatele, vanematele, kooliperele, kõigile, kes on olnud meie kõrval, et saaksime täna üheskoos lõpupidu pidada ja uude kooliastmesse, kasvamisse, unistustesse ja tegudesse liikuda. Palju õnne ja rõõmu. Olge hoitud. Kallis koolipere, kallid vanemad ja kallid noored. See tee, millel me koos käisime, oli käänakuid, ringe ja sinka-vonka teelõike. Aga alati täis otsustavust, see on super, kui otsustavalt te suudate olla, kahtlusi ja lustlikku meelt vaheldumisi. Minusse jääb vankumatu usk teisse ja teie valikutesse. Kui mina arvasin, et minu teatritöö kõrval on minu maailm juba nii värviline ja värvikirev, siis teie olite päriselt see osa minu maailmast, mis tõi mulle tasakaalu. Ja mina arvan, et väikese osa tasakaalust andsin mina ka teile.
seda on elus ikka ju vaja. Mulle meeldib teie spontaansus. Võib-olla mõned lapsevanemad on näinud pilte, võib-olla videolõike, aga kui me käisime Ahvenamaal ja hakkasime ootama väga hilja ära sõitvat laeva, siis hakkasid nemad tantsima keset sadamat. Maria mängis aga karmoškat ja nemad muudkui tantsisid. Ja nad võtsid ühe teise bussitäie noori poisetrukuid ka endaga ja seal bussis oli üks isa, kes ütles, et tema ei saanud sellel hetkel filmida, ütles, kuidas oleks võimalik näidata, et minu poeg tantsib rahvatantsu. Tema ema ei usu seda mitte iialgi. Niisiis sellist spontaansust mina soovin teie ellu. See spontaansus ei ole see, mis teid kõrvale kallutab, aga see on midagi hästi ehedat, midagi hästi rõõmsat ja rõõmu soovin ma teie igapäevaellu. Pikkadeks minekuteks, isegi kui te ei saa seda kooli, seda eriala, seda ülikooli, seda ametit, kindlasti saate, ärge üldse mõelge, et te ei saa. Mõelda tuleb hästi laiali. Lihtsalt minge ja te olete täiesti fantastilised minejad. Alati oma teel. Ja mul on suur rõõm, et kooli juhtkond otsustas mulle usaldada nemad, sest nad on eriti need poisid, kes on andnud mulle kohutavalt palju, ei kujuta ette, ikka väga palju head, väga palju rikkaid, kui ma maailma pildi. Et mul on hästi suur rõõm, et te usaldasite mind nende kõrvale käima. Ja ma tänan, poisid tüdrukud, et me koolimaal peal koos aeg-ajalt veidraid asju isegi arutasime, vestlesime, igasuguseid imelikke asju rääkisime me läbi. Minule meeldib spontaansus. Nüüd just hiljuti, kui me Ahvenamaa reisil käisime, me kohtusime vanalinna peal ühe poisiga sellest klassist. Ja tänu temale ripuvad minu kõrvas kõige väärtuslikumad mälestused tervest sellest Ahvenamaast materiaalses mõttes. Ja need on kalaluud. Sest koos me otsustasime need osta. Ja see on midagi, mis käib minuga kaasas kogu elu. Ja sellistest pisikestest killukestest see elu ju koosnebki. Andke üksteisele midagi, millega koos edasi minna, millega käsikäes kõrvuti kõndida ja arutada. Andke üksteisele rõõmu, otsusekindlus ja kõike, mis teil on enda seest jagada. Ja looge midagi. Tehke oma kätega, heegeldage kuduga poisid, ehitage voodeid. Üks poiss ehitage, tehke mida iganes, looge oma kätega, sest tegelik loomine toob teie sisemusse ja südamesse tõelise sära ja rõõmu. Tänan teid. Head kohalviibijad, minu karjäär klassijuhatajana on olnud ülilühike, kõigest pool aastat. Teie jaoks, head lõpetajad, on see vist olnud üks raskemaid pool aastaid kogu teie senise kooliaja jooksul. Vaatamata sellele olete te mind ikka ja jälle üllatanud sellega, kui töökad, pühendunud, sihikindlad, enamasti vastutustundlikud, kindlasti väga iseseisvad, mitmekülgselt andekad ja loovad te olete. Ma soovin, et kõik need imelised omadused jääksid teisse alatiseks, et te kasvataksite ja toidaksite neid. Täna siin seistes valdab mind ennekõike piiritu tänutunne. Aitäh teile, tüdrukud, et te olete olnud nii hoolivad
ja mõistlikud. Aitäh, vanemad, et te olete aidanud kasvada nii toredatel noortel inimestel. Aitäh, Lii, et sa oled olnud nii toetav ja julgustav ja et sa oma tüdrukud mulle usaldasid. Ja eriliselt suur tänu väikesele Mirileele, tänu kellele mul üldse selline võimalus avanes olla teie klassijuhataja. Aitäh! Siin kõneleda on mulle sama raske, kui oli lõpuraamatusse kirjutada. Mitte sellepärast, et mul midagi öelda ei oleks. Vastupidi. Öelda on liiga palju. Nii palju mälestusi nende 5 aasta jooksul, isegi 6 aasta jooksul, poistega ma kohtusin tegelikult varem. Palju mõtteid, palju tundeid. Aitäh kõigile eelkõnelejatele, kes te ütlesite nii palju head ja ilusat ära, ma saan alla kirjutada ja olen väga-väga nõus. Ja kõige suurem tunne, mida ma tunnen praegu, on nagu Riinalgi tänutunne kogu selle aja eest ja kõige hea ja ilusa eest. Aitäh, head vanemad, et te mind selles rollis usaldasite. Aitäh minuga suhtlemast. Suur aitäh meie koolile ja meie kogukonnale. See ei ole tavaline kool ja ma olen siin tundnud ennast hästi ja tunnen siiani ikka veel väga hästi siin õpetaja olles ja olen ka ise olnud VHK õpilane. Et kuidagi see paik ja koht on väga õige ja hea mulle. Aitäh, armas Riina, et sa tulid appi tegelikult kõige raskemal ajal põhikooli jooksul, kõige tihedamal, kõige pingelisemal. Ja kallid tüdrukud, kõige suurem tänu teile, aitäh teile kõige eest. Soovin teile palju head alatiseks. Ja lõpetuseks julgusest. Tahtsin väga teile soovida julgust, et olge julged, ärge jätke kunagi midagi tegemata, sellepärast et ei julge, et kõik teie head mõtted ja teod suudaksite ellu viia. Ja nüüd ma proovin seda ise ette näidata. Võtan kandle ja laulan teile ühe laulu, mida meie ise armastasime laulda just gümnaasiumi ajal sellistel kokkutulemiste hetkedel ja ka lahkumishetkedel. Üks vana tuttav laul, palun laulge julgelt kaasa, siis on julgem minul. Ja vaatame, kas kõige väiksem ja armsam lubab sealt tagant, aga kutsuksin toetama ka oma kõige lähedasemad Gerdi ja Elmiri Lee siia taustale. Aga võib-olla nad laulavad sealt keskelt, on ka hästi nii. Vaatame, kus teil parem oleks. Kui mina alles noor veel olin, lapsepõlves mängisin. Ei mina teadnud muud kui seda, mis mina nägin silmaga. Rõõm teeb laste laulu hääle, kaunimaks kui kandlekeel. Meie elu on siin ilmas, nii kui linnu loksab hääl. Näitab ennast rõõm mul siiski,
kurvastust, kurvastust. Ei me tea, kas me saame kokku siin veel tulema. Lõpetajate poolt on sõna palunud Gustav Sibul ja Benita Marie Vooglaid. Armsad koosviibijad, kooliõed ja vennad, õpetajad, vanemad, vanavanemad ja sõbrad. Meie ühine rännak algas 9 aasta eest augusti viimastel päevadel, kui kogunesime minu vanemate kutsel meie maakoju, Ristteele. Ja naljaga pooleks öeldes oleme nüüd 9 aastat Ristteel olnudki. Siis hüppasime õpetaja Tuuliga batuudil, mängisime Jukomardi eestvedamisel jalgpalli ning käisime saunas. Mahtusime tunnisauna nagu silgud pütti. Päris hea algus, mis? Pöörane, kui kiiresti aeg on lennanud. Otepäält meile on käänuline tee. Toona ütlesid paar isa meile jõudes, et lapsed olid autos öelnud, lase käed roolist lahti ja vajuta gaasile. Selliseks veidi pööraseks kujuneski ka meie koos oldud kooliaastad. Täis seiklusi, sekeldusi, hulljulgust, sõprust ja ühist kasvamist. Rääkisin hiljuti meie ajaloo ja ühiskonnaõpetaja Retiga. Sellest, kuidas mõned aastad tagasi pedagoogid pead murdes üritasid välja mõelda, mida küll meiega peale hakata. Pahandust tegime me söögi alla ja söögi peale ja kõige rohkem ka söögi vahetundides. Ikka juhtus midagi. Tänaseks oleme ainuke poisteklass, kellega pole suuri muresid. 2 tarkust ära siit. Kunagi ei tohi kaotada lootust ja kõik kasvavad ükskord suureks ja lollustest välja. Suur aitäh teile, klassijuhataja Tuuli. Klassijuhataja Iveta, klassijuhataja Pilleriin, klassijuhataja Pille,
klassijuhataja Enel, ning klassijuhatajad Jaanika ja Eeva. Suur aitäh ka Hannole, Kerstile ja Ketterile. Ning ka kõikidele aineõpetajatele. Et olete meid kirunud, kannatanud, kiitnud ja alati uue võimaluse andnud. Isegi siis, kui lambikuplist kaladele akvaarium sai tehtud. Kummardus teile, mampsid ja papsid, et meid hommikuti üles ajasite. 1, 2 ja 4 kord. Ilma teie abita ei oleks õpetajatel olnud ju kedagi õpetada. Kõikide teie armastus tuletab mulle meelde Piiblist, Pauluse esimesest kirjast korintlastele. Tsiteerin. Armastus on pika meelega. Armastus hellitab. Ta ei ole kade. Armastus ei kelgi ega hoople. Ta ei käitu näotult, ta ei otsi oma kasu, ta ei ärritu, ta ei jäta meelepaha. Tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. Armastus ei hääbu kunagi. Tsitaadi lõpp. Aitäh ka teile, armsad klassiõed, et te meid välja kannatasite kõik need 9 aastat ja projektidesse kaasasite. Isegi kui see hästi välja ei paistnud, hindame teid ja teie tegevusi kõrgelt. Mõned aastad tagasi oli poiste klassis suured tülid ja erimeelsused. Arvasin, et sellest klassist ei leia ma kunagi sõpru. Täna on kõik need poisid mulle nagu vennad, kellele saab toetuda ja ühiselt raskust kanda. Ma tänan oma Jumalat iga kord, kui ma teid meenutan. Aitäh kõigile ja edu! Meil on sõbrad, terake tarkust ja elu ees. Mina siis pean teile kõne tüdrukute klassi poolt täpsemalt. Kallid lõpetajad, vanemad ja õpetajad. Täpselt 3204 päeva eest võisid 2 tänavat eemal Vene tänaval kohata 33 väikest potsata ja taolist jõnglast, sealhulgas siis 15 plikatirtsu.
Tudisesime seal 12-ndike käe kõrval ühtaegu elevil ja ärevil, kõndides Katariina kiriku poole. Seal saime koolilt esimese roosi ja aabitsa ning seadsime sammud oma esimesse tundi, mida andis meile, tüdrukutele, meie esimene klassijuhataja Elisabeth Peterson. Läbi aastate on aga nii mõningad asjad muutunud. Esimese koolipäeva asemel veedame nüüd selles koosseisus viimast ja aabitsa ja lille asemel, esimese lille asemel, ulatatakse meile nüüd lõputunnistus ja PMK poolt viimane lill. Olukord pole aga ainus asi, mis nende 9 aastaga muutunud on. Eelmisel nädalal üllatati meid lõpureisil Kalli endise kirjandusõpetaja Merviga, kes Stockholmist meie jaoks kohale oli sõitnud. Puhusin temaga siis natukene juttu ja ühel hetkel küsis ta mult, et kas sina oled Benita? Ja kas see seal on Isabel? Jah, on tõesti, vastasin talle natuke üllatunult. Aga kui ma siis järele mõtlema hakkasin, siis ega tegelikult ei olnudki millegi üle üllatunud olla. Oleme tõesti päris palju nende 9 aastaga muutunud, isegi kui see meile endale nii ei tundu. Ja oleme muutunud nii eraldi, kui ka indiviididena, kui ka tervikul klassina. Ja eraldi muutumise põhjus on lihtne. Me ju kasvame. Praeguseks oleme koolis veetnud rohkem kui pool oma elust. Klassina muutumisel on aga rohkem märkimisväärseid põhjuseid ja argumente. Aga ütleksin, et tervikuna see muutus väljendub meie kokkukasvamises ja üksteise tundma õppimises. Üks neist põhjustest on kindlasti tõsiasi, et meie koosseis on aastate vältel päris palju muutunud. Mõni neiu on endale leidnud uue koha mõnes muus koolis, mõni just leidnud siin oma koha PMK-s. Üks kõige enam meie klassi iseloomustav asjaolu ongi see, et iga tüdruk võetakse soojalt vastu ja leiab endale kiirelt oma koha. Tagasi siis selle muutumise juurde. Ma arvan, et teiseks põhjuseks võib olla meie ühine kasvamine ja mälestused, mis meid kooliteel lähedaseks teinud on. Näiteks meie teise klassi soolatopsi faas, mille raames pool kooli paberivarust õnnemängukesteks volditi. Me tüdrukud pidime ju kuidagi teada saama, et kellega me siis tulevikus abiellume. Meelde jäävad veel klassihommikud, klassikontserdid, õudusjutud keldrist kummitavast söögitädist ja palju muud. Millalgi oli veel ka intensiivne kudumisfaas ja kunagi leidsid aset ka näiteks legendaarsed uisukarnevalid. See kokkukasvamine on moodustanud kooselu, mida on meile õpetanud koguni 2 bioloogiaõpetajat. Sümbioosi. Toetume kõik üksteisele, et hakkama saada. Kui üks õpilane juhtub näiteks õpetajaga riidu minema, võib ta selja taha vaadates enda tagant leida kaitsepositsioonil terve ülejäänud klassi ja teab, et ta teeks rõõmuga nende kõigi jaoks sama. Kirjeldatud aegadest on meie pikemaaegsem klassijuhataja olnud õpetaja Li, kes meid siiani oma malbuse, seiklusimulisuse, rahu ja armastusega toetab. Kui te ei tunne õpetajat, kes ka lapsepuhkusel olles puuviljakorvidega koduklassi ukse taha ilmuks, klassireisi korraldaks, sinna kaasa tuleks ja alati meile kaasa elaks. Ei tunne te vist Liid. Aitäh, et sa oled meil olnud, Li. Kõige keerulisema eksamiperioodi sai aga endale kingiks kaela Riina, sest Liid õnnistati klassitütarde juurde veel tõelise tütrega. Tänu Riina organiseeritusele ja toetusele murdsime läbi pool aasta, mis on meid kõiki aastaid hirmutanud. Aitäh, Riina, et astusid mitu korda selle lühikese aja jooksul ise ka oma suurimatele hirmudele vastu, nagu klassiõhtud ja lõpureis, et meie jaoks olemas olla.
vabandan juba ette, et sõna aitäh olete küll selles kõnes juba päris palju kuulnud, aga pean tunnistama, et kuulete veel, sest tänasel päeval on see lihtsalt kohane. Sellel järel siis lisaks Liile ja Riinale on meid tüdrukuid aastate vältel juhatanud veel 4 klassijuhatajat. Meie 1. klassi klassijuhataja Elisabeth, kes on kindlasti mõtetes meiega. Teises klassis juhatas meid klassijuhataja Katrin. Kolmandas õpetaja Leena. Ja viimaks 4. klassis õpetaja Berit. Suur tänu, et meid sellel pikal teekonnal suunasite. Sellel järjel peame tänama ka aineõpetajaid, kellega on peale teadmiste kogunenud loendamatul hulgal meeldejäävaid hetki. Jätte kõik omal moel meie mälestustesse. Nüüd viiksime aineõpetajatele ka lilled. Nüüd kujutame ette olukorda, kus küsin teilt, et kas see on ühe kooli õppeala juhatajale omane, et 9. klassi tuluõhtul õpilastega koos kitarr käes lavale muusikat tegema tulla? Ega ikka tavaliselt ei ole küll, ma vähemalt arvan, et te vastaksite niimoodi. Aga kui selleks kooliks on BMK, on see pilt täiesti harilik. Taimenõustamist võid saada kooli sekretärilt ja näljakorjal küpsisdirektorilt. Püha Miikali kool lihtsalt ongi selline toetustäispaik, kus sellised asjad on võimalikud. Eelnevalt mainitud õpetajaid ega koolikeskkonda poleks meil ilma juhtkonnata. Usun, et räägin meie kõigi eest. Kui ütlen, nagu Silver Sepp, et ei paremat tea tahtagi. Meile on võimaldatud kasvada kogukonnas, mis meid hoiab ja toetab, ning selle eest ei suuda teid tõesti ära tänada.
nüüd olemegi jõudnud lapsevanemate ja perede tänamiseni. Teie andsite meile võimaluse olla kogukonnast. Andsite tuule tiibadesse. Praegu pole me veel päris lendu läinud, vajame veel natuke toetust. Sedasama kodust sooja toetust, mida oleme kogenud igal väiksemalgi etapil. Kõndima õppides, esimesel koolipäeval, solfeggio kodutöid tehes ja kindlasti ka tuleval aastal gümnaasiumis. Suur aitäh teile! Ja nüüd lõpuks astun korraks sellest tüdrukute klassi esindamise rollist välja ja lihtsalt tänan omalt poolt teid kõiki. Ütleme nii, et 9 aasta eest küsisin esimestel koolipäevadel, et miks meid kõiki õieti klassiõdedeks kutsutakse. Me oleme ju lihtsalt ports plikasid, kes on ühte ruumi topitud. Nüüdseks on mul klassikaaslaste asemel tõesti klassiõed. Ja seda pole sugugi veider enam öelda. Aitäh, 4. lend, kõrget lendu! Lõpetajad tahavad ka laulda, aga nad ei näita seda välja. Aga siis võib-olla te tulete siia ette.
lapsevanemate poolt on sõna palunud härra Priit Hõbemägi. See kõik on olnud juba nii liigutav, et raske on midagi lisada. Ma püüan. Kallid lõpetajad, lugupeetud õpetajad, armsad lapsevanemad, külalised, sõbrad. Kui lapsevanem oma kõige kallima vara, väikese, õrna, ootusäreva ja lõputult usaldava lapse üle 1. klassi läve aitab, siis on see üks suuremaid usalduse avaldusi, mida üldse teha saab. Sest siin ta on, sinu kõige kallim vara, kõige suurem armastuse objekt, kes peab oma vanemaid kõige tähtsamateks ja targemateks inimesteks kogu maailmas ja nüüd siseneb ta vanemate käe kõrval turvalisest lastetoast hoopis teise maailma. Just kooli uksest sisseastumisest algab kõik see, mis teeb inimesest inimese. Väikese lapse jaoks on koolis kõik päris ja ka koolis peab olema kõik ehtne. Kui õpetaja midagi ütleb, et ta siis ka nii mõtleb. Ja kui ta last kuulab, et siis ta päriselt kuuleb ka, sest lapsed saavad aru ja õpivad mitte ainult sõnadest, vaid ka vaatlusest ja kehakeelest ja märkidest. Väikest inimest tuleb võtta tõsiselt. Alles siis sünnib vastastikune usaldus, mis on nii suurte kui väikeste inimeste suhetes õige aluseks. Ja usaldus vajab tekkimiseks ja kasvamiseks väga erilist tundesooja ja lapsi austavat keskkonda. Püha Miikaeli kool on just üks selline koht. Ma olen seda siin 9 aastat näinud ja tundnud ja tahan mõnda hetke ka teiega jagada. Minu poja esimene klassiõpetaja Tuuli oli südamlik, soe, tehnoloogiataiplik inimene. Kui ta pärast 1. klassi lõppu teise linna kolis, oli see tema õpilastele nii kurb sündmus. See side, mis pisikeste poiste ja nende esimese õpetaja vahel sündis, oli uskumatult soe ja sügav. Kui ma mõnikord vaatan fotot, mis on nende viimasest kohtumisest tehtud 1. klassi lõpus, siis tunnen ma südames sedasama soojust, tänutunnet ja ka lahkumise kurbust, mida tookord, kui pisike 1. klassi poiss oma esimese õpetaja kõrval Püha Katariina kirikus seisis. Teine näide on mu tütreklassist, ka Püha Miikaeli koolist, mille klassiõpetajaks oli Elisabeth Peterson. Klassi teis väikeseid soojust ja turvalisust vajavaid tüdrukuid. Õpetaja oligi nagu ise üks õpilastest, puhas siirus ja tähelepanelikkus ise. Tüdrukud kiindusid temasse jäägitult. Enne tunni algust PMK maja teisel korrusel kogunesid väikesed tüdrukud hommikul nagu värelevate tiibadega liblikate parv tema ümber sädistades õpetaja, et talle oma tähtsaid lugusid rääkida. Noored, õrnad ja puhtad hinged üheskoos. Võimatu on seda unustada. 3. meenutus räägib õpetaja Enel Kotlist. Tema korraldatud poisteklassi väljasõidud õpetaja maakodusse olid legendaarsed. Rüblikute kamp sai loodushariduse, mida mitte mingi raha eest poleks saanud. Looduses matkamine, sport, lindude püüdmine rõngastamiseks ja rõngastamine ise, kus poiste peos oli tibatilluke ja sulg kerge, peksleva südamega linnuke, kes hetke pärast taevasse tõusis. See ületab kaugelt igasuguse pingutuse, mida ühelt kooliõpetajalt üldse oodata saab.
Võiks veel rääkida õppimisest keset ajaloolist Tallinna vanalinna, kus iga samm munakividel või pilk punastele kivikatustele on nagu ajalootund, VHK muusikakoolist, mille lõpetajad on 7. klassi lõpuks kuulanud kokku kaugelt rohkem klassikalist muusikat kui enamik Eesti elanikest terve oma elu jooksul kokku. Kristlikest väärtustest, kooli lõbusatest mailaatadest, käsitööst, paavsti külaskäigust ja paljust muust, mis teeb Püha Miikaeli koolist väga erilise koha. Lapsevanemad ja ka õpetajad ei saagi teha palju rohkem, kui armastuses ja usalduses lastele uusi uksi avada, uusi võimalusi näidata ja nende uudishimu õhutada. Ja kui need uksed ja võimalused avanevad valguse poole, nagu Püha Miikaeli koolis, siis on ka meie laste tulevik õige ja õiglane. Seda kõike, mida meie lapsed on Püha Miikaeli koolist 9 aasta jooksul oma eluteele kaasa saanud, on nii palju, et see ei mahugi sõnadesse ära. Ja see, millest ma siin rääkisin, pole mitte õpetamise, vaid armastuse töö. Meie, lapsevanemad, oleme lõpmata tänulikud Püha Miikaeli kooli õpetajatele selle soojuse ja armastuse eest, mille nad meie lastele on andnud. Ja lõpetuseks tahan tänada Vanalinna hariduskolleegiumi asutajat ja loojat Kersti Nigeseni, kes on pikki aastaid olnud kooli eestvedaja ja kaitseingel. Ilma teie visaduse, hingejõu ja visioonita ei oleks Vanalinnas tekkinud seda ainulaadset ja loomingulist vaimset keskkonda, mida me täna tunneme ja kõrgelt hindame ja mis läbi meie laste elab edasi ja edasi ja edasi. Oleks teid, ei oleks Vanalinna hariduskolleegiumi, väikeklasse, Kohila mõisakooli ega Püha Miikaeli kooli. Sügav kummardus meie kõigi poolt. Meie aktus hakkab lõppema ja nüüd mõned korralduslikud teadaanded. Me liigume lõpetajatega viimases pidulikus jalutuskäigus või rongkäigus siit Peterpooli katedraali hoovi, kus toimub õnnitlemine ja pildistamine. Ja et see saaks toimuda, ma palun appi õpetaja Madise meie lipuga. Ja teistel palun lõpetajate väljumiseks püsti tõusta.